Hei, mina Piret siin ja ma loodan siiralt, et tänane video ei satu viral failide videote hulka YouTube'is. Tänases videos ma proovin ise kodus omal käel oma juukseid poliaaž tehnikas heledamaks teha. Ühesõnaga, selle asemel, et minna juuksurisse, ma proovin täna ise kodus oma juukseid blondeerida. Ja kui te küsite, miks ma juuksurisse ei taha minna, siis ma mõned nädalad tagasi ka käisin oma sõbranna juures juuksuris, kes on väga hea juuksur, ja ta tegi mulle blonde salke, mis tulid väga hästi välja, aga tol hetkel ma olin argpüks ja ma ei julgenud võtta drastilisemat suunda ehk siis üleni juuksed blondiks teha, mida ma ka praegu ei taha teha. Aga ma proovin siis omal käel neid veel natukene heledamaks saada tasapisi. See ei ole muidugi esimene kord, kui ma ise oma juuste kallale lähen. Ausalt öeldes ma olen elus väga vähe käinud juuksuris, aga samas mul on väga palju erinevaid värve, soenguid olnud. Ise juukseid värvides on ka selles mõttes hea tunne, et kui midagi nässu läheb, siis ma saan ainult ise ennast süüdistada. Ja kui tänasest värvimisest midagi välja ei tule, siis on vähemalt teil naljakas ehk seda vaadata või on see vähemalt õpetlik, mida mitte teha. Kui YouTube oleks olemas olnud juba siis, kui ma olin teismeline, siis ma arvan, et neid naljakaid videosid oleks juba praeguseks väga palju. Sest see, mida ma teismelisena ise oma juustega tegin, paneb vist kõigil juuksuritel pea valutama. Ühesõnaga, ma olen ennast ise poevärvidega kodus blondiks värvinud, kunagi ka rohelise markeriga blondi peale salke teinud. Siis ma olen olnud roosa, siis ma olen olnud blond ja roosa, siis ma olen olnud lilla, sinine, roheline, oranž. Ja muidugi eriti pikka aega ma olin süsimust. Üks asi, mis ma ütlen kindlasti, palun ärge kodus järgi tehke, sest et esiteks poevärvidega ei tasu kindlasti ise katsetama hakata, sest need rikuvad väga palju juukseid ja neid poevärve on ka väga raske hiljem maha saada. Aga täna ma kasutan juuksurite tooteid, nii et ma loodan, et ei saagi kodus seda järgi teha. Ärge küsige, kust mina neid tooteid sain. Ühesõnaga ma kasutan selliseid tooteid, see on vesinik ja see on siis blondeerimispulber. Ja see tehnika, mida ma hakkan kasutama, on poliaaž tehnika. Ma loodan, et ma hääldasin seda õigesti. Ja see tähendab seda, et need blondid salgud justkui värvitakse pintsliga ja vaba käega ja ei kasutata fooliumit. Ja ma loodan, et ükski juuksur seda videot ei vaata ja hoia peast kinni, et mida sa teed. Sest ma ei tea ise ka, mida ma teen. Ja ma kasutan täna siis sellist tavalist pintslit. Ma olen harjunud pintslit käes hoidma teistel põhjustel. Ja see ei tähenda, et see veel minust juuksevärvimise eksperti teeb. Hetkel on mu juuksed siis paar päeva pesemata, sest see on natukene vähem kahjustav neile. Ja kuna minu enda juuksevärv on päris tumepruun, siis üldmulje ei tundugi nii hele, kuigi neid juuksed on juba heledamaks salgutatud. Ja tagant nad näevad praegu välja sellised. Et siin on näha sellised blondid salgud ja siis minu enda juuste värv ja otstest paistab veel kunagi töödeldud värvitud juuksed. Ja kuna mu juustes on sellised kummalised keerukohad, siis nad hoiavad kuidagi kummaliselt ja need salgud ka, nii et ma pean kuidagi nii töötlema, et just see keerukoht ei jääks imelik. Aga hakkame siis pihta. Ma kõigepealt siis segan kaalu peale endale värvi ja ma siis kaalun endale praegu 10 grammi pulbrit ja 20 grammi vesinikku. Vesinik ise on siis
6%-ne vol 20, mis iganes see ei tähenda. Ja segame selle ilusti ära. Lõhnab küll nagu vesinik. Vanad head blondeerimisajad meenuvad. Oh Jesus. Nii, nüüd on mul see vahend valmis. Nii. Tegelikult ma ei näe midagi. Ise on seda ikka hullult hea teha nagu. Mul on siin mingi 100 peeglit ja siis kaamera ja siis ma vaatan sinna mingi kaamerasse ja siis peeglisse, teise peeglisse ja siis sealt teisest peeglist paistab sealt kaamera ja teine peegel. Nii et kui te näete, et mu nagu silmad vaatavad mingitesse suvalistesse kohtadesse, siis teadke, et mul on siin mingi... Ma arvan, et kui mõni loom siia vannituppa praegu satuks, siis ta läheks hulluks, sest ta ei saaks aru, kus ta on, kes ja kes need kõik teised on. Nii. Ma ei tea, ma isegi ei tee selle õpetuse järgi, mul on siuke tunne, sellepärast, et mul on nii pikad juuksed ja nii tumedad ja ma ei saa nagu neid mingid kolmnurki teha, nagu seal õpetuses on, et ma lihtsalt teen nagu mingeid salke vaba käega endale juurde, nii et sorry, ma ei tea, mis ma teen. Wow, much professional. Piiret, mida sa teed? Ma ei saa Carmen, mida sa teed lauda, sest mu naabri nimi on Carmen nagu. Mul on tunne, et see tehnika sobib nagu selle jaoks paremini, kui sul on nagu suht lühikesed nagu juuksed või siis sul on nagu suht vähe lihtsalt juured välja kasvanud. Äkki ma peaks seda tavalist pintslit kasutama. Ma juba kujutan ette, kui palju lihtsam oleks seda nagu kellelegi teisele teha. No see igatahes, mida ma praegu teen, näeb juba natuke rohkem selle moodi välja, mida ma tegema peaksin. Ma arvan, et see näeks nagu 10 korda hullem välja, kui nagu mul ei oleks ennem neid blonde salke juba tehtud, kui ma lihtsalt üritaks praegu tumeda peale mingit sükest asja teha. Ma üritan nüüd oma selle mingi keerukohaga siin midagi ette võtta, et ma panen praegu silma järgi selliste kohtade peale, kus nagu tavaliselt praegu välja paistab hästi, et on nagu tume. Nii, ma proovin nüüd eestpoolt saada ligi. Ma loodan, et see lõpuks ei näe lihtsalt välja nii, et mul on mingi täiesti suvalistes kohtades mingid suvalised blondid jutid ja ma ei tea. Teise rea peaks saama nagu eelmise vahekohtadesse täpselt, et ta oleks nagu tasakaalus. Mu kaamera vist ei suuda seda kõike vaadata enam. Lülitab filmimise kogu aeg välja. Keegi võiks vähemalt vahepeal öelda, kas ma teen midagigi õigesti. Kas pärast näha ole, kas läheb nulli peale ära või kõlbab need ringi käia. Sai vist enam-vähem tehtud, kuigi mul on päris palju seda vahendit järgi. Igatahes ma ootan nüüd mingi
40 kuni 60 minutit. Ja siis peseme välja ja vaatame, mis siis sellest saab. Ma lasin värvil siis mõjuda kuskil 45-50 minutit. Ja ma olen juba juuksed ära pesnud ning nüüd tuleb veel juuksed ära kuivatada ning siis me saame näha, mis tulemus jäi. No tundub, et midagi väga naljakat vähemalt ei juhtunud. Ma ei tea. Siin on siis näha võrdlus enne ja nüüd. Tundub, et heledamaks on ikka läinud ja õnneks ei ole nagu väga mingisugust laigulisust ka praegu paista. Muidugi sai jälle selline tagasihoidlik otsus, et ei ole nagu väga suur ja drastiline vahe, aga heledam ja värskem on ikkagi. Nüüd järgmisena ilmselt mingi aeg tuleks korralik juuksehooldust teha, et kas siis õliga, et ma vahel jätan enne juuste pesemist kas paar tundi või lausa ööseks, kui on vahel aega, jätan kookosõli juustesse. Ja siis pärast ära pestas on kohe tunda, et juuksed on tugevamad ja siledamad ja läikevamad. Et praegu nad just kõige võib-olla siledamad ei ole. Jess, ma ei kartsin, et ma midagi pekki keeran. Aga tundub, et kõik on hästi. Aga siiski, lapsed, ärge seda kodus järgi tehke. Minge juuksuri juurde ja kindlasti enne küsige vanematelt luba ka, kui te enda juustega midagi teete, sest et uskuge mind, ma olen teismelisena nii palju vigu ja jamasid oma juustega teinud, nii et ma ei imesta, et nad nii kahjustatud selle aja peale on. Peale kõiki neid värvimisi, blondeerimisi, lõikamisi, mida ma ise kodus teinud olen, peale ka keemilist lokki, mis ma endale kunagi teha lasin. Õnneks mul kasvavad juuksed päris kiiresti ja mul on ka päris pikad nad. Ma ei tea, kas te näete. Aga aitäh seda videot vaatamast, palun pange like, kui teile see meeldis ja subscribe'ige ning ma olen nii õnnelik, et kõik läks hästi ja kohtume teiega juba järgmistes videotes. Tšau!